26. kiri. Kas kristlase elu pole mitte võimatu elada? 22. juuni 1991. Kallis Kreeg, viimasel ajal olen meie varasemaid kirju läbi vaadanud ja ma pean ütlema, et me oleme tõesti kaugele jõudnud. Vähemalt mina olen kaugele jõudnud. Ma ärkan mõnel hommikul imestades, et ma tõepoolest seda kõike tõsiselt võtan. Aga kui ma maha istun ja kõik enda ette laiali laotan, siis ma leian, et ma pean seda tõsiselt võtma. Mul on ikka veel palju küsimusi ja vastuväiteid, kuid ausalt öelda hakkab kogu värk mulle usutavana tunduma. Ma arvan, et olen suutnud ületada mäe tipu. Ma poleks kunagi arvanud, et ma nii ütlen. Aitäh, poeg, et oled olnud järjekindel. Sinu vastus põrgu kohta tõesti aitas mind. Minu jaoks oli küsimus põrgust väga suur takistus. Eriti meeldis mulle nii-öelda lõpliku hävitamise variant, millest sa kirjutasid. Ma ei tunne piiblit piisavalt, et sinu eksegeetilisi kommentaare jagada, aga tavamõistuse põhjal on see variant täiesti normaalne. Ma olen alati arvanud, et eutanaasia on mõnel puhul ainus võimalik armastav viis toimimiseks ja kuskil mujal ei tundu see olevat loogilisem kui inimeste puhul, kes, kui neid ei tapeta, peavad kannatama valu igavesti. Minu arvates on lõplik hävitamine sellisel puhul ainus armastav ja õiglane võimalus. Minu arvates on sadistlik lasta kellelgi edasi kannatada. Ei, ikka peab olema lõplik hävitamine. Sellisesse põrgusse ma võin uskuda. Nii palju siis sellest. Ma tahaksin nüüd natuke teemat vahetada. Minu viimasel ajal üles kerkinud küsimused ei ole niivõrd filosoofilised kui praktilised. Kui ma kaalun kristlaseks saamist, siis ma pean teadma, millesse ma astun. Minu probleem on järgmine. Kuidas võib Jumal oodata, et keegi elaks tema ideaalide kohaselt? Vaata, mina olen enda arvates üsna hea inimene. Ma olen tõepoolest vaeva näinud rohkem kui enamus meist, et alla rõhutuid aidata. Kuid ma tean ka, et minu elu ei ole piibli idealiseeritud nii-öelda püha elu. Ja selline ei saa mu elu kunagi ollagi. Aga piibli ideaal on minu arvates täiesti ebapraktiline ja ebareaalne. Näiteks, kas püha Paulus mitte ei ütelnud kuskil, et kui sa mõtled himuraid mõtteid, siis on see sama hea kui juba teise naisega magamine? No mõtle nüüd ometi, üks halb mõte ja sa oled abielu rikkuja. Kes iganes suudaks kunagi selle ideaalini jõuda? Paljud kristlased ütlevad, et nemad suudavad, aga ma ei usu neid. Tundub, et piiblis on veel igasuguseid ebanormaalseid ütlemisi seksi kohta. Miks lõi Jumal inimese maha enese rahuldamise pärast? Ja miks annab Jumal meile kõik need suguihad ja teeb seksi nii nauditavaks, et meid siis kõikide oma reeglitega maha suruda? Ja siis veel Jeesuse näide, et uuesti abiellumine on abielu rikkumine. Sellepärast pidin mina oma eelmise abielu tühistama, et Jean võiks edasi katoliku kirikusse kuuluda. Minule tundub kogu värk täiesti ebapraktiline ja ebareaalne. Siiralt sinu isa. Kallis isa. Mis kristlusesse puutub, tuleneb patt sellest ühest teost ja on lihtsalt selle teo tagajärjeks. Nüüd, tulles sinu viimase kirja juurde. Isa, sul on täiesti õigus. Keegi ei suuda elada kristlase elu. Keegi ei ole kunagi elanud, ei ela praegu ega ela ka siinpool taevast kunagi täiusliku kristlase elu. Kas sa arvad, et ma olen mingilgi määral edukam sinust pühaduse rutiini täitmisel?
Sa tunned mind selleks liiga hästi. Täiuslikku kristlase elu elada on minu jaoks sama võimatu kui sinu jaoks. Kuid see ongi asja mõte, isa. See on kõikide Jeesuse õpetuste keskne motiiv. Me ei suuda ise oma teed Jumalani rajada, seega vajame päästjat. Kogu oma teenistuse vältel kohtus Jeesus inimestega, kes sarnaselt kristlastega, keda sina oled kohanud, uskusid oma headuse põhjal endid olevat õiget Jumala ees. Nad ei arvanud, et vajavad päästjat. Kuidas Jeesus neid siis aitas? Ta aitas neid sellega, et näitas, millised nad tegelikult peaksid olema, et ilma päästjata Jumala ees õiged olla. Näiteks olid variserid uhked, kuna nemad ei paistnud nii patused olevat kui kõik teised. Kuid Jeesus ütleb neile, et nad peavad olema täiuslikud, nõnda nagu Jumal on täiuslik. Mattiuse 5:48. Edu neile. Samuti uhkustasid mõned, et nemad pole kunagi abielu rikkunud. Kuid Jeesus, mitte Paulus, ütles neile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Mattiuse 5:27 ja 28. Jällegi olid need religioossed tüübid väga uhked, sest nemad ei olnud kunagi kedagi tapnud. Nii ütles siis Jeesus neile. Kui sa vihastad oma venna peale või isegi ütled loll tema kohta oma südames, oled sa juba põrgutule ohus. Mattiuse 5, salmid 21-22, minu sõnastus. Isa, mõte on selles, et kui me oleme üksi, oleme kõik põrgutule ohus. Taoliste salmide nimekirja on lõputu, kuid igaühe keskne mõte on sama. Isa, kui sa tahad Jumala ees seista omaenese õiguses, siis pead sa olema täiuslik, sest Jumal on täiuslik. Iga ebatäius on igavesti kokku sobimatu Jumala iseloomuga. Nii-öelda suhteliselt hea olemisest lihtsalt ei piisa. Natuke püha olemine ei anna taevas rohkem punkte kui narkosõltuvuses prostituudiks olemine. Inimesel peab olema Jumala enesetäiuslik õigus või tal ei ole üldse õigust, mis nii-öelda loeks. Kuid see on õigus, isa, mida me ise ei saavuta. Selle äratundmise poole juhivad kõik Jeesuse õpetused. Olla suhtes Jumalaga ei tähenda millegi tegemist. See pole mingi esinemine, tegude toimepanemine. Kui see nii oleks, nagu mõned seda usuvad, siis oleksime kõik põrgusse minejad. Selle asemel võib Jumala õigust vastu võtta vaid kui kingitust. Jumal tahab oma õiguse sulle kinkida täiesti tasuta ja ilma tagamõteteta. Ta tahab alustada suhet sinuga, isa, suhet, mida iseloomustaks tingimusteta armastus. Sul tuleb vaid tunnistada, et sa ei suuda midagi teha ja seda teed sa lihtsalt tema õiguse vastu võttes. Piibel ütleb, et seaduse kõige põhilisem eesmärk oligi meid tuua sellele järeldusele. Galaatia 3. Niisiis, isa, kuula mäejutluse võimatut eetikat, tõsta oma käed üles ja tunnista. Ma ei suuda seda teha. Ma annan alla. Ma olen lootusetu patune. Loe taolisi õpetusi Piiblist ja näe, kui hädasti sina sarnaselt kõikide teistega vajad päästjat ja siis lihtsalt võta ta vastu. Ta suri ristil sinu pattude pärast, isa, nii et patt ei pea olema enam probleem sinu ja Jumala vahel. Ainus küsimus on, kas sa võtad ohvri vastu? Ma lõpetan, puudutades veel 3 küsimust, mille sa oma kirjas esitasid. Esiteks, Piiblis pole kirjutatud, et Jumal lõi kellegi enese rahuldamise pärast maha. Pole ime, et katoliiklaste lapsed kasvavad üles pidevalt selja tagant tõusva tormi kartuses. Ma mäletan, et üks nunn kunagi rääkis meile 3. klassis, et enese rahuldamine põhjustab ajukahjustusi. Ma ei teadnud päris kindlasti, mis see enese rahuldamine on,
aga ma olin päris kindel, et mina seda kunagi ei tee. Mitte midagi taolist piiblis kirjas ei ole. Piiblis pole sõnagagi puudutatud enese rahuldamist. Juhtum, millele sina tõenäoliselt mõtlesid, räägib Oonanist, kes löödi surnuks, sest ta oli lasknud oma seemet maha voolata. Nii veider, kui see kirjakoht ka pole, ei mainida sõnagagi enese rahuldamist. Oonan keeldus oma kohustusest anda lapsi oma venna naisele, mis oli tol ajal Jumala perspektiivis väga oluline, 1. Moosese 38, salm 9. Igal juhul asi oli raseduse ärahoidmine sõnakuulmatuses Jumalale ja mitte raisatud seeme. Teiseks, mis puudutab Jeesuse eetikapoliitilist rakendamist, siis on sul õigus, et rahvas lõpuks hävitataks, kui ta rakendaks nii-öelda pööra teine põsk mõtteviisi. Kui Roosevelt ja Churchill oleksid nii mõelnud, oleksime meie kõik praegu natsid. Aga ma loodan, et mu varasem mõte tuleb ka siin välja, et Jeesuse eetika põhiline eesmärk ei olnud luua uus, suuremate piirangutega sotsiaalne programm siin langenud maailmas. Ta ei kuulutanud kividega surnuks loopimist igaühe puhul, kes mõtles abielu rikkumise peale. Ta ei ütelnud, et Vana Testamendi luba abielu lahutada enam ei kehti. Ja ta ei ütelnud, et valitsused peavad nüüd teist põske vaenlasele ette pöörama. Mida ta tegi, oli see, et ta näitas meie olukorra patusust. Ta tõstab üles Jumala ideaali, et meid risti juurde viia. Sellele eesmärgile jõudes on Jeesuse idealiseeritud õpetuse põhifunktsioon täidetud. Seega on sul õigus, isa, et piibellikud ideaalid ei ole väga praktilised. Meie nässu keeratud maailmas on enamus praktilisi võimalusi mingil määral patused. Ja sellest ei pääse üle ega ümber. Lase ma lõpetan 3. ja viimase mõttega. Ma arvan, isa, et sa oled mures, et Kristuse vastuvõtmisega kaasneb mingitest asjadest loobumine sinu elus ning sa pole kindel, kas sa saad või tahad seda teha. Mulle tundub, et sul on ka see levinud arusaam, et kristlaseks olemine tähendab paljude asjade tegemist, mida sa pigem ei teeks, ja paljude asjade mittetegemist, mida sa pigem teeksid. Lase ma ütlen sulle, isa, miski ei või olla kaugemal tõest kui selline arvamus. Sina, nagu ka mina, oled patune just seetõttu, sest sa ei tee, mida sul oleks vaja teha, ja sa teed, mida sul ei oleks vaja teha, ning just nii sulle meeldibki. Kas sa said aru? Sellepärast sa vajadki päästjat. Kui sa saaksid oma teod ise puhtaks pesta või kui sa tahaksid ise oma teod puhtaks pesta, siis poleks sul rohkem vaja kui aeg-ajalt hella nii-öelda jumalikku julgustust. Kuid selle asemel vajad sa päästjat, kes kannatas ja suri põrgulikku surma ning kes on valmis ja võimeline kogu puhastamise sinu eest ära tegema. Niisiis, isa, kristlaseks saamine tähendab lihtsalt tunnistamist, et sa vajad teda, just sellepärast, et sa oled abitu iseenda Jumala ees õigeks tegemises või oma elu muutmises. Kristlaseks olemine ei tähenda teha, mida sa ei taha teha. See tähendab, et sa lubad Kristusel muuta, mida sa tahad teha. Lase ta sisse, isa. Lase tal armastada sind just sellisena, nagu sa oled. Ta ei hoia ennast sinust kaugel eemal, kuni sa end puhtaks teed. Ta paneb oma käed sinu ümber ja puhastab sind seest poolt, armastades sind sellisena, nagu sa oled. Kristlase elu on võimatu elada, isa. Löö kaasa. Armastuses ja lootuses, Greg.